17. kiri. 7 ülimate vaimude rühma. 7 ülimate vaimude rühma on suuruniversumi 7-segmendilise haldussüsteemi universaalsed kooskõlastatult tegutsevad suunajad. Ehkki nad kõik loetakse lõpmatu vaimu talituslikku perekonda, liigitatakse järgmised 3 rühma tavaliselt paradiisi kolmsuse lasteks. Esiteks, 7 meistervaimu. Teiseks, 7 ülimat täideviijat. Kolmandaks, peegeldavad vaimud. Ülejäänud 4 rühma muudetakse olevaks lõpmatu vaimu või tema loovusliku staatusega kaaslaste loomusaktide läbi. Need on 4. peegeldusabilised, 5. ringluste 7 vaimu, 6. kohaliku universumi loovad vaimud, 7. meeleabivaimud. Uversal tuntakse neid 7 klassi kui 7 ülimate vaimude rühma. Nende tegevusvaldkond küünib 7 meistervaimu isikulisest kohalolekust igavese saare äärealal läbi vaimu 7 paradiisi satelliidi, Havana ringluste, superuniversumite valitsuste ja kohalike universumiste haldamise ning juhendamise kuni meeleabivaimude alama teenistuseni välja. Kuna abivaimud on annetatud aja ja ruumi maailmade areneva meele valdkondadele. 7 meistervaimu on selle kaugustesse küündiva haldusvalla kooskõlastatult tegutsevad suunajad. Mõnel puhul, kui tegu on korrastatud füüsilise aine, meeleenergia või mitteisikulise vaimhoolekande haldusliku korraldamisega, toimivad nad isikuliselt ja otseselt, mõnikord aga oma mitmesuguste kaaslaste kaudu. Kõikide täitev iseloomuga asjade puhul, nagu määrused, juhised, korraldused ja haldusliku iseloomuga otsused, toimivad meistervaimud 7 ülima täideviija isikuis. Keskses universumis võivad meistervaimud tegutseda Havana ringluste 7 vaimu läbi. 7 superuniversumi keskustes avaldavad nad ennast peegeldavate vaimude kanali vahendusel ning toimivad päevilt vanade isikute läbi, kellega nad on isikulises ühenduses peegeldusabiliste kaudu. 7 meistervaimu ei sekku isiklikult ega otseselt universumi haldamisse päevilt vanade kohtutest madalamal tasemel. Teie kohalikku universumit kui meie superuniversumi osa haldab küll Orvontoni meistervaim, ent Nebadoni päritolu olendite suhtes vahendab tema tegutsemist Salvingtonil, teie kohaliku universumi keskuses asuv loov emavaim, kes seda ka isikuliselt suunab. 1. 7 ülimat täideviijat. Meistervaimude täitevkeskused paiknevad lõpmatu vaimu 7 paradiisi satelliidil, mis tiirlevad igavese poja hiilgavate sfääride ning Havana sisima ringluse vahel ümber keskse saare. Neid täitevsfääre suunavate ülimate täideviijate rühma kuulub 7 liiget, kelle kolmsustasid isa, poeg ja vaim vastavalt 7 meistervaimu täpsetele juhtnööridele niisugust liiki olendite saamiseks, kes võiksid toimida nende universaalsete esindajatena. Nende ülimate täideviijate abil peavad meistervaimud sidet superuniversumite valitsuste eriosadega. Just nemad määravad suurelt jaolt kindlaks 7 superuniversumi olemuslikud põhisuundumused. Nad on ühtviisi ja jumalikult täiuslikud, ent igaühe isiksusel on ka oma eripära. Neil ei ole ühte kindlat juhti. Igal kohtumisel valivad nad enda seast ühe, kes siis seda ühist nõupidamist juhib. Teatud kindla aja tagant võtavad nad ette teekonna paradiisi, pidamaks nõu 7 meistervaimuga. 7 ülimat täideviijat toimivad suuruniversumi haldavate kooskõlastajatena ning neid võiks nimetada Havana järgse loodu tegevjuhatuseks. Nad ei tee tegemist paradiisi siseasjadega ning oma piiratud ulatusega Havana toiminguid suunavad nad 7 ringluse vaimu vahendusel. Muus suhtes pole nende juhendamistegevus oluliselt piiratud. Nad tegelevad füüsiliste, mõistuslike ja vaimsete asjade suunamisega, nähes kõike, kuuldes kõike, tundes kõike ning isegi teades kõike, mis sünnib 7 superuniversumis ja Havanas. Need ülimad täideviijad ei kavanda tegevusplaane
ega muuda universumis kehtivaid menetlusi, vaid tegelevad 7 meistervaimu välja kuulutatud jumalike plaanide teostamisega. Ka ei sekku nad päevilt vanade valitsemisse superuniversumites ega loojate poegade suveräänsusse kohalikes universumites. Nad on kooskõlastatult toimivad täidesaatjad, kelle ülesandeks on suuruniversumi kõikide vastavate volitustega valitsejate ühendatud tegevusplaanide elluviimine. Iga täideviija ning kõik tema sfääri võimalused on pühendunud ühe ainsa superuniversumi tõhusale haldamisele. Ülim täideviija number 1, kes tegutseb täitevsfääril number 1, on täielikult hõivatud superuniversumi number 1 asjadega ja nii edasi kuni ülima täideviijani number 7, kes toimib vaimu 7. paradiisi satelliidil, pühendades oma energia 7. superuniversumi juhtimisele. Selle 7. sfääri nimi on Ormonton, sest vaimu paradiisi satelliidid kannavad neid samu nimesid, mida nendega seostuvad superuniversumid. Tegelikult nimetatigi superuniversumid nende järgi. 7. superuniversumi täitevsfääril väljub Ormontoni asju korraldava isikkonna koosseisu suurus inimese mõistmispiiridest, hõlmates tegelikult kõik taevased intellektiklassid. Välja arvatud inspireeritud kolmsuslikud vaimud ning mõttekohandajad kasutab iga isiksuste ümberpaigutamisteenistus superuniversumis oma universumi retkedel paradiisi ja tagasi ühte teatavat täitevmaailma neist 7 ja siin paiknevad ka kõikide 3. allika ja keskme loodud ning superuniversumites toimivate isiksuste keskregistrid. Niisuguses vaimu täitevmaailmas asuvate aineliste, morontialike ja vaimsete arhiivide süsteem viib hämmingusse isegi minu klassi kuuluva olendi. Ülimate täideviijate vahetusse alluvusse kuuluvad peamiselt paradiisi havana isiksuste kolmsustatud pojad, aga samuti kirgastunud surelike kolmsustatud järeltulijad. Need surelikud on lõpetanud ajastuid kestnud aja ja ruumi olendite tõusuplaani. Need kolmsustatud pojad on paradiisi lõplikkuse korpuse kõrgeima nõukogu juhataja määranud teenima ühes ülimate täideviijatega. Kõikidel ülimatel täideviijatel on 2 nõuandvat kabinetti. Iga superuniversumi keskuses valivad lõpmatu vaimu lapsed enda seast esindajaid, kes asuvad 1000 aastaks teenima oma ülima täideviija esmases nõuandvas kabinetis. Teisene nõuandev kabinet, mille koosseisu kuuluvad paradiisi saavutanud surelikud ning kirgastunud surelike kolmsustatud pojad, tegeleb ajalike tõususurelike probleemidega ning selle valivad täiustuvad ja tõusvad olendid, kes mõnda aega viibivad 7 superuniversumi keskustes. Ülimad täideviijad määravad kohale kõik muud osakondade juhid. Aeg-ajalt toimuvad vaimu paradiisi satelliitidel suured nõupidamised. Nendesse maailmadesse määratud kolmsustatud pojad koos paradiisi jõudnud tõusuteelistega tulevad koos 3. allika ja keskme vaimisiksustega kokku, käsitlemaks tõusutee heitlusi ja võite. Selliseid vennalikke kogunemisi juhatavad alati ülimad täideviijad. Üks kord iga paradiisi milleeniumi kohta lahkuvad 7 ülimat täideviijat oma mõjukatelt kohtadelt ning suunduvad paradiisi, kus toimub igal aastatuhandel üks kokkutulek. Seal annavad nad arukate loodud olendite hulkadele edasi oma universaalsed tervitused ja parimad soovid. See mälestusväärne sündmus saab teoks Majestoni kõikide peegeldavate vaimurühmade juhi vahetus kohalolekus. Ja sel kombel suudavadki nad üheaegselt ühenduses olla kõikide oma kaaslastega terves suuruniversumis, kasutades universaalse peegeldavuse ainulaadset toimimist. Teiseks, Majeston, peegelduvuse juht. Peegeldavad vaimud on jumaliku kolmsusliku päritolu. Neid ainulaadseid ja mõnes mõttes saladuslikke olendeid on 50. Neid ebatavalisi isiksusi loodi 7 kaupa ning iga selline loomisepisood toimus koostöös, mille üheks osapooleks oli paradiisi kolmsus, teiseks aga üks 7 meistervaimust. See aegade koidikul toimunud suurejooneline sündmus on näide meistervaimude poolt esindatud ülimate loojate isiksuste esimesest püüdest toimida kaasloojatena
üheskoos paradiisi kolmsusega. Too ülimate loojate loomejõu ning kolmsuse loomepotentsiaalide ühendus ongi ülima olendi tegelikkuse allikaks. Kui peegeldava loomise tsükkel oli lõppenud, kui igaüks 7 meistervaimust oli leidnud täiusliku loova sünkroonsuse paradiisi kolmsusega, kui 49 peegeldavat vaimu olid isikustunud, siis ilmneski jumaluse absoluudis uus ja kaugele ulatuv reageering, mis andis ülimale olendile uued isiksusõigused ning leidis oma haripunkti Maiestoni isikustumises. Maieston on 49 peegeldava vaimu ja nende kaaslaste peegelduvusjuht ning kogu nende tegevuse paradiisi keskus terves universumite universumis. Maieston on tõeline isik, kuigi 7 aja ja ruumi superuniversumi peegelduvusnähtuste isikuline ning ilmeksimatu kese. 7 meistervaimu kohtumispaigas kõikide asjade keskuse läheduses kuulub talle oma alaline paradiisi keskus. Tema hooleks on ainult peegelduvusteenistuste kooskõlastamine ja käigus hoid terves kaugustesse küündivas loodus. Universumi asjade haldamisse ta mingil muul moel ei sekku. Maiestoni me oma paradiisi isiksuste loetellu ei võtnud, sest tema näol on tegu ainsa olemasoleva jumaliku isiksusega, kelle on loonud ülim olend toimivas ühenduses jumaluse absoluudiga. Ta on küll isik, ent on ilmselt automaatselt hõivatud vaid sellest ühest universumi korralduse tahust ega toimi praegu mitte mingil isikulisel moel teiste mitte peegeldavate universumi isiksuste klasside suhtes. Maiestoni loomine andis märku ülima olendi esimesest ülimast loomeaktist. See tegutsemisiha oli ülimas olendis tahteline, ent jumaluse absoluudi vapustav reageering oli ettearvamatu. Havana igavikulisest ilmumisest peale ei olnud universum saanud tunnistajaks võimsuse niisugusele hiiglaslikule ja kaugele küündivale rühmitumisele ega toimiva vaimutegevuse kooskõlastumisele. See, kuidas jumalus ülima olendi ja tema kaaslaste loovale tahtele reageeris, ületas kaugelt nende tahtlikud kavatsused ja kontseptuaalsed prognoosid. Me tunneme aukartust selle ees, millele võivad tunnistajaks olla tulevased ajastud. Kui ülim ja viimane võivad tõusta uutele jumalikkuse tasanditele ning jõuda isiksuse toimimise uutesse valdkondadesse, jumalustades veel teisigi ootamatuid ja seni tundmatuid olendeid, kellel on siis kujuteldamatu võime senisest veelgi ulatuslikumalt universumis kooskõlastatult tegutseda. Näib, et jumaluse absoluudi reageerimispotentsiaal ei tunne piire, kui kõne all on kogemusliku jumaluse ning eksistentsiaalse paradiisi kolmsuse suhete ühendamine. 3. Peegeldavad vaimud. 49 peegeldavat vaimu pärinevad kolmsusest, kuid igaüks neist 7 loomisepisoodist, mis läbi nad olevaks muudeti, andis tulemuseks niisugust liiki olendid, kes oma olemuselt meenutavad nende kaaseellaseks olnud meistervaimu tunnusjooni. Nii peegeldavad nad kõik omal kombel kõikse isa, igavese poja ja lõpmatu vaimu jumalike iseloomujoonte ühenduse 7 võimaliku kombinatsiooni olemust ning iseloomu. Seepärast ongi tarvis, et iga superuniversumi keskuses paikneks 7 niisugust peegeldavat vaimu. Üht igast 7 liigist on vaja selleks, et jõuda 3 paradiisi jumaluse iga võimaliku ilmingu kõikide faaside täiusliku peegeldamiseni, vastavalt sellele, kuidas niisugune nähtus kuskil 7 superuniversumi osas esineb. Järelikult määrati igasse superuniversumisse teenima üks peegeldav vaim igast liigist. Niisuguste 7 erinevast peegeldavast vaimust koosnevate rühmade keskused asuvad superuniversumite keskusmaailmades iga superuniversumi peegeldusfookuses, mis ei tarvitse kokku langeda vaimse polaarsuspunktiga. Peegeldavatel vaimudel on oma nimed, kuid neid kosmosemaailmades ei ilmutata. Nimed liituvad nende olendite olemuse ja iseloomuga, kujutades endast osakest paradiisi salajaste sfääride 7 universaalsest saladusest.
Peegelduvust kui omadust, mis on ühise toimija, ülima olendi ja meistervaimude meeletasandite ilming, on võimalik üle kanda kõikidele olenditele, kes on seotud selle universaalse teabe kogumise ulatusliku plaani toimimisega. Siin aga peitubki suur saladus. Ei meistervaimudes ega paradiisi jumalustes, ei üksi ega kollektiivselt ei avaldu need kooskõlastatud universaalse peegelduvuse võimed täpselt sellisel kujul, nagu nad ilmnevad Majestoni 49. sideisiksuses. Ent ometi on just nemad kõik need võrratute annetega varustatud olendid loonud. Jumalik pärilikkus avaldab loodud olendis teinekord tõesti mõningaid niisuguseid omadusi, mis loojas silma ei hakka. Peegelduvusteenistuse isikkond koosneb täielikult lõpmatu vaimu ja tema vahetute kaaslaste ning alluvate loodud olenditest, kui Majeston ja peegeldavad vaimud välja arvata. Iga superuniversumi peegeldavad vaimud on loonud oma peegeldusabilised, kes on päevilt vanade kohtutes nende isiklikeks esindajateks. Peegeldavad vaimud ei ole pelgalt teabe edasiandjad, nad on ka isiksused, kes teavet säilitavad. Sekonavid, nende järeltulijad, on samuti säilitavad ehk kroonika isiksused. Kõik, millel on olemas tõeline vaimne väärtus, registreeritakse 2 eksemplaris ning ühte neist säilikutest hoitakse peegeldavate vaimude hiiglaslikku isikkonda kuuluvate sekonavi isiksuste arvukate klasside mõne liikme isiklikus mälus. Universumite ametlikke kroonikaid koostavad kroonikainglid ning see sünnib nende kaudu. Ehedaid vaimseid kroonikaid seatakse aga kokku peegelduvuse abiga ning neid säilitatakse lõpmatu vaimu perekonda kuuluvate sobilike ja vastuvõetavate isikute meeles. Need on elusad kroonikad, vastandina universumi ametlikele ja surnud kroonikatele ning lõpmatu vaimu kroonika isiksuste elavais meeltes säilivad nad suurepäraselt. Peegelduvusorganisatsioon on aga terves loodus toimiv uudiste hankimise ja seaduste edastamise mehhanism. Vastandina mitmesuguste teabeleviteenistuste perioodilisele toimimisele tegutseb see pidevalt. Kõik oluline, mis sünnib kohaliku universumi keskuses, peegeldub kohe automaatselt ka vastava superuniversumi keskusmaailmas. Ning vastupidi, iga kohaliku universumi jaoks tähtis sündmus peegeldatakse väljapoole superuniversumi keskusest kohalike universumite keskusmaailmadesse. Näiliselt on peegelduvusteenistus nii ajauniversumites kui ka superuniversumites automaatne ehk iseenesest toimiv. Ent tegelikult see nii ei ole. Kõik see on väga isikuline ja arukas. Peegelduvuse täpsus on tingitud isikulise koostöö täiuslikkusest ning seda pole järelikult võimalik kirjutada absoluutide mitteisikulise kohaloleku toime arvele. Kuigi mõttekohandajad universaalse peegelduvussüsteemi tegutsemises ei osale, on meil täielik alus uskuda, et kõik isafragmendid on neist toiminguist täiesti teadlikud, suutes nende sisu ära kasutada. Paradiisivälise peegelduvusteenistuse ruumi ulatus näib praegusel universumi aastul olevat piiratud 7 superuniversumi äärealadega. Tundub, et mingis muus mõttes ei sõltu selle teenistuse toimimine ajast ega ruumist. Ta näib olevat sõltumatu kõikidest teadaolevaist alama absoluutsetest universumi ringlustest. Peegelduvusorganisatsioon tegutseb iga superuniversumi keskuses iseseisva üksusena, kuid teatud erilistel puhkudel võivad kõik 7 Majestoni suunamisel tegutseda universaalselt üheskoos ning seda nad teevadki. Nagu sünnib siis, kui toimuvad pidustused kohaliku universumi valgusesse ja ellu asetumise auks. Ning siis, mil 7 ülimat täideviijat edastavad iga 1000 aasta tagant oma tervitusi. 4. Peegeldusabilised. Peegeldavad vaimud on loonud 49 peegeldusabilist ning iga superuniversumi keskuses on täpselt 7 niisugust abilist. Uversa 7 peegeldava vaimu esimeseks loomeaktiks oli oma 7 peegeldusabilise loomine, kusjuures iga peegeldav vaim lõi oma isikliku abilise.
Teatavate omaduste ja tunnusjoonte poolt on peegeldusabilised oma peegeldavate emavaimude täiuslikud jäljendid, täpsed koopiad, kuid neil endil puudub peegeldamisomadus. Nad on tõelised peegelduskujutised ning nad toimivad pidevalt sidekanalina peegeldavate vaimude ja superuniversumi juhtide vahel. Peegeldusabilised ei ole lihtsalt abilised, vaid igaüks neist on oma vaimeellase tegelik esindaja. Nad on kujutised ning väärivad oma nime igati. Peegeldavad vaimud on ise tõelised isiksused, kuuludes aga sellisesse klassi, et ainelised olendid neid ei mõista. Isegi superuniversumite keskusfäärides läheb neil tarvis oma peegeldusabilisi, et isikuliselt suhelda päevilt vanade ja nende kaaslastega. Peegeldusabiliste ning päevilt vanade suhtlemise käigus piisab mõnikord ühest ainsast abilisest, teinekord läheb aga tarvis 2, 3, 4 või isegi kõiki 7, et neile edastamiseks antud sõnum täies ulatuses ja õigesti teatavaks teha. Samuti võtavad peegeldusabiliste teateid vastu 1, 2 või kõik 3 päevilt vana vastavalt sellele, kuidas nõuab sõnumi sisu. Peegeldusabilised teenivad igavesti oma eellasest vaimu kõrval ning nende käsutuses on lausa uskumatult palju abilisi sekonave. Peegeldusabiliste toimingud ei ole otseses seoses tõususurelike koolitusmaailmadega. Nad on tihedasti seotud teabe kogumisega surelike arenemise universaalse kava kohta, kuid Uversa koolides viibides te nendega isikuliselt kokku ei puutu, sest neil näilistel isikulistel olenditel puudub tahe. Nad ei kasuta valikuvõimalust. Nad on tõelised peegeldused, peegeldades täielikult vastava individuaalse vaimeellase isiksust ja meelt. Tõususurelikud ei puutu üldiselt peegelduvusega kuigi lähedaselt kokku. Alati asetub teie ning peegeldusteenistuse tegeliku toimimise vahele üks või teine peegeldava olemusega olend. 5. Ringluste 7 vaimu. Mitte isikuliselt ja ühiselt esindavad Havana ringluste 7 vaimu keskse universumi 7 ringlusele lõpmatut vaimu ning 7 meistervaimu. Nad teenivad meistervaime, olles viimaste ühisteks järeltulijateks. Igaüks 7 meistervaimust toob superuniversumisse kaasa oma kindla haldusliku isikupära, mis teiste meistervaimude omast erineb. Nende Havana ringluste ühesuguste vaimude kaudu on meistervaimudel võimalik keskse universumi üle ühendatud, ühesugust ja kooskõlastatud vaimset juhendamist teoks teha. Ringluste 7 vaimu on igaüks selles mõttes piiratud, et suudab läbida vaid ühte Havana ringlust. Neil ei ole otsest sidet üksikute Havana maailmade valitsejate päevilt igaveste valitsemisega, kuid nad on seotud 7 ülima täideviijaga ning sünkroniseerivad oma tegutsemist ülima olendi kohalolekuga keskses universumis. Nende töö piirdub täielikult ainult Havanaga. Need ringluste vaimud astuvad ühendusse Havanas viibijatega oma isikuliste järeltulijate 3. astme supernavide kaudu. Kuigi ringluste vaimud on 7 meistervaimuga kaaseksisteerivad, ei saavutanud nende tegevus 3. astme supernavide loomisel suuremat tähendust enne, kui Granfanda päevil jõudsid esimesed ajapalverändurid Havana välimisse ringlusse. Havanas ühest ringlusest teise jõudes antakse teile ringluste vaimude kohta küll teavet, kuid isiklikult te nendega ühendust ei saa. Isegi siis mitte, kui teie isiklikult võiksite nautida nende vaimset mõju ning ära tunda nende mitteisikulist kohalolekut. Ringluste vaimud on Havana põliselanikega üsna samasugustes suhetes, nagu need valitsevad mõttekohandajate ning arenevate universumite maailmu asustavate surelike loodud olendite vahel. Nii nagu mõttekohandajad on ka ringluste vaimud mitteisikulised, suheldes Havana olendite täiusliku meelega, üpris samasugusel moel, nagu elavad kõik see isa mitteisikulised vaimud surelike inimeste piiritletud meeltes. Ent kunagi ei muutu ringluste vaimud Havana isiksuste püsivaks osaks. 6. Kohaliku universumi loovad vaimud. Paljugi sellest,
mis seostub kohaliku universumi loovate vaimude olemuse ja tegutsemisega, peaks tegelikult kuuluma jutustusse nende liidust loojate poegadega. Kohaliku loodu korraldamisel ja juhtimisel. Kuid nende imeliste olendite kohaliku universumi eelses kogemuses leidub paljugi niisugust, millest võib jutustada selle 7 ülimate vaimude rühma käsitleva vestluse käigus. Meil on hästi tuttavad kohaliku universumi emavaimu elutee 6 faasi, aga 7. tegutsemisastme tõenäosuse kohta võime ohtrasti oletusi teha. Need erinevad eksistentsiastmed on järgmised. Esiteks, algne, paradiisis toimuv eristumine. Kui kõik see isa ja igavese poja ühise tegutsemise tulemusena isikustub looja poeg, siis toimub lõpmatu vaimu isikus see, mida tuntakse ülima täiendreaktsioonina. Selle reaktsiooni iseloomu me ei mõista, kuid saame aru, et see märgib ühise looja loovat potentsiaali hõlmavate isikustamisvõimaluste loomu omast teisendamist. Võrdväärse looja poja sünd annab märku sellest, et lõpmatu vaimu isikus on sündinud selle paradiisipoja tulevase kohaliku universumisse mõeldud elukaaslase potentsiaal. Me ei ole teadlikud selle olemusvormi uuest eelisikulisest identiteedist, küll aga teame, et see tõik märgitakse ära niisuguse looja poja elukäigu kohta peetavates paradiisi kroonikates. Teiseks, loomuse eelkoolitus. Miikael poja pikaajalise eelkoolituse vältel universumite korrastamiseks ning haldamiseks areneb ka tema tulevase kaaslase olemusvorm, kes saab teadlikuks nende ühisest saatusest. Me pole küll kindlad, aga usume, et niisugune ühisest saatusest teadlik olemusvorm muutub teadlikuks ka kosmosest ning alustab eelkoolitust, mis on vajalik vaimkogemuse saamiseks oma tulevase töö tarvis, et töötada koos teda täiendava Miikaeliga universumi loomisel ja haldamisel. Kolmandaks, füüsilise loomise aste. Kui igavene poeg annab Miikaeli pojale looja ülesande, lausub selle uue looja poja sihtpunktiks oleva superuniversumit juhtiv meistervaim lõpmatu vaimu kohalolekul identifitseerimispalve ning esimest korda ilmub hilisema loova vaimu olemusvorm lahus lõpmatu vaimu isikust. Kui see olemusvorm otse palve esitanud meistervaimu isiku poole suundub, ei tunne me teda enam ära, sest ilmselt saab temast selle meistervaimu isiku osa. Äsja identifitseerunud loov vaim jääb meistervaimu juurde nii kauaks, kuni looja poeg suundub kosmose avastusretkele. Siis usaldab meistervaim selle uue vaimkaaslase looja poja hooleks, pannes samal ajal vaimkaaslasele kohustuse olla igavesti truu ja lõpmatult ustav. Siis aga leiab aset üks kõige sügavamalt liigutavaid sündmusi, mis paradiisis iial toimub. Kõikne isa lausub, et ta tunnistab looja poja ja loova vaimu igavest liitu ning kinnitab seda, et superuniversumi valitsemise eest vastutav meistervaim on neile annetanud teatud ühise haldamisväe. Siis asuvad isa läbi ühendatud looja poeg ja loov vaim oma avastusretkele universumi loomiseks. Niisuguses liidus tegutsevad nad koos kogu selle pika ja raske aja, mil nad oma universumit materiaalselt korrastavad. Neljandaks, elu loomise ajajärk. Kui looja poeg on teatanud, et soovib luua elu, toimuvad paradiisis isikustamistseremooniad, kus osalevad 7 meistervaimu ja mida juhendav meistervaim kogeb isiklikult. See on paradiisi jumaluse and looja poja vaimkaaslase individuaalsuse heaks, ilmnedes universumile lõpmatu vaimu isikus, esmase purske nähtusena. Samal hetkel, kui paradiisis ilmneb see nähtus, saab looja poja senisest mitteisikulisest vaimkaaslasest iga praktilise kavatsuse ja eesmärgi mõttes bona fide isik. Sellest hetkest peale ja igavesti peavad kõik seda kohaliku universumi emavaimu isikuks ning ta on isikulistes suhetes kõigi edaspidi loodava elu isiksushulkadega. Viiendaks, annetusjärgsed ajad.
Teine suur muutus loova vaimu lõppematus elukäigus sünnib siis, kui looja poeg pöördub tagasi universumi keskusesse, olles sooritanud oma 7. annetumise ning kätte võitnud täieliku universumi suveräänsuse. Siis ülendab võidukas looja poeg kokku tulnud universumi haldurite ees universumi emavaimu endaga kaasvalitsejaks ning tunnustab vaimkaaslast kui endaga võrdset. 6. Valguse ja elu ajastud. Valguse ja elu ajajärgu kehtestamise järel astub kohaliku universumi kaassuverään enda kui loova vaimu elukäigu 6. faasi. Ent selle suure kogemuse olemust ei ole meil lubatud kirjeldada. Kõik see seostub Nebadoni evolutsiooni järgmiste astmetega. 7. Ilmutamata elujärk. Need kohaliku universumi emavaimu elutee 6 faasi on meile tuttavad ja vältimatult tahaksime nüüd küsida, kas on olemas ka veel 7. elujärk. Me teame, et kui lõpetanud on saavutanud selle, mis näib olevat nende sureliku tõusutee lõppsiht, märgitakse nad kroonikaisse kui 6. astme vaimu elujärku jõudnud. Me eeldame, et lõpetanuid ootab universumi teenistuses veel üks ilmutamata järk. Siis on ka ainult loomulik, et meie meelest seisab universumi emavaimulgi ees veel üks varjatud elujärk, mis kujutab endast nende isikliku kogemuse 7. faasi universumi teenistuses ja ustavas koostöös loojate Miikaelide klassiga. 7. Meeleabivaimud. Need meeleabivaimud on kohaliku universumi emavaimu 7-kordne meeleannetus kõigile elavatele olenditele, kelle on ühiselt loonud looja poeg ja niisugune loov vaim. See annetamine saab võimalikuks siis, kui vaim ülendatakse isiksuse eesõiguste seisundisse. Sobivam oleks 7 meeleabivaimu olemusest ja toimimisest juttu teha, kõneldes teie kohalikust universumist, Nebadonist. 8. Ülimate vaimude funktsioonid. 7 ülimate vaimude rühma moodustavad 3. allika ja keskme, nii lõpmatu vaimu kui ka ühise toimija, funktsionaalse perekonna tuumiku. Ülimate vaimude tegutsemisvaldkond ulatub kolmsuse kohalolekust paradiisis kuni kosmoseplaneetide arengulist surelikku klassi kuuluva meele toimimiseni. Sel kombel ühendavad nad madalamale laskuvad halduslikud tasandid, kooskõlastades nende tasandite isikkonna mitmekesist tegutsemist. Nii keskses super- kui ka kohalikus universumis kohtab ülimate vaimude tegutsemist kõikjal. Olgu siis tegu peegeldavate vaimude rühmaga, kes toimib liidus päevilt vanadega, või loova vaimuga, kes tegutseb koos Miikael pojaga, või paradiisi kolmsuse ümber koondunud 7 meistervaimuga. Nad tegutsevad ühtmoodi nii päevilt klassi kuuluvate kolmsus isiksustega kui ka poegade klassi paradiisi isiksustega. Koos oma lõpmatu emavaimuga on ülimate vaimude rühmad 3. allika ja keskme hiigelsuure loodud olendite perekonna vahetud loojad. Kõik hoolekandevaimude klassid on pärit sellest liidust. Esmased supernavid pärinevad lõpmatust vaimust. Selle klassi teisesed olendid on loodud meistervaimude läbi. 3. astme supernavid aga 7 ringluse vaimu poolt. Inglihulkade ehk superuniversumi teenistuste võimsate sekonavide imelise klassi emaks loojaks on peegeldavad vaimud ühiselt. Loov vaim on kohaliku loodu ingliklasside ema. Niisugused seeravlikud hoolekandjad on igas kohalikus universumis omanäolised, kuigi nad on korrastatud keskse universumi algkuju järgi. Lõpmatu vaimu kui kõikide ingellike hoolekandjate algse ja igavese ema kesksest asupaigast saavad kõik need hoolekandevaimude loojad ainult kaudset abi. 7 ülimate vaimude rühma on asustatud loodu kooskõlastajateks. 7 meistervaimu kui nende suunavate juhtide ühendus näib koordineerivat 7-kordse Jumala laiaulatuslikku tegevust. Esiteks, üheskoos on meistervaimud oma jumalikkuse tasandi poolest peaaegu võrdsed paradiisi jumaluste kolmsusega. Teiseks, üksikult ammendavad nad kolmese jumaluse esmased ühendumisvõimalused.
3. ühise toimija erinäoliste esindajatena on nad ülima olendi vaimu, meele ja jõu ülimuslikkuse varalaekaks. Seda ülimuslikkust ülim olend veel isikuliselt ei rakenda. 4. peegeldavate vaimude kaudu sünkroniseerivad nad päevilt vanadest koosnevaid superuniversumite valitsusi Maestoniga kui universaalse peegelduvuse paradiisi keskusega. 5. kohalike universumite jumalike hoolekandjate individualiseerimises osaledes annavad meistervaimud oma panuse 7-kordse Jumala viimasesse tasandisse, kohalike universumite loojate poegade ja loovate vaimude liitu. Ühise toimija loomuomane tegevuslik ühtsus avaldub arenevatele universumitele tema esmastes isiksustes, 7 meistervaimus, ent tuleviku täiusele viidud superuniversumites on see ühtsus kahtlemata lahutamatu ülima kogemuslikust suveräänsusest. Esitanud Uversa jumalik nõuandja.